Tervist, minu nimi on Eerik Hannus. Tegelen igapäevaselt Pärnu Noorte Innovatsioonikeskuse Huub eestvedamisega. Ja Martin viimane kalendriaasta ongi mul seisnenud selles, et ma olen tegutsenud Pärnus kohalike elu arendamisega ja noortele uute võimaluste loomisega. Huub on tegelikult selline noorte koht, kuhu kohalikud noored saavad tulla. See on mõeldud vanematele noortele, eelkõige põhikooli lõpust gümnaasiumi ja kolledži, kohaliku Tartu Ülikooli Pärnu kolledži noortele kohana, kus lihtsalt on aega veeta, ilma et keegi sind häiriks, ütleks, mis sa tegema pead. Tere tulemast Huubi! Siit kui sisse astute, näete kõigepealt meie kohvikut. Loodud selline koht, kuna osad noored, kes Huubis käivad, on siin kuni 8 tundi järjest, siis et saada sellist lisaenergiat juurde, siis otsustasime, et teeme kohviku ja pakume selliseid tervislikke koha peal tehtud ampse ja jooke juurde. Siis siin kõrval, kohe kui liikuda, siis on näha hulgalist suurt lauamänguvalikut ja raamatuid ja selline ala siin üldse, me ise kutsume seda kohviku alaks. Ma arvan, et ongi selline põhiruum, kus tavaliselt noored kokku saavad, kas siis lihtsalt räägivad omavahel juttu, näiteks mängivad lauamänge, loevad raamatut või teevad siis midagi muud. Siin asub meil mängude ruum. Selline vaba ja võimaluste ruum, videomängukonsoolid näiteks, mida saab kasutada kriiditahvel, kus on võimalus ennast välja elada endas sõnumit ette. Ja siis me oleme loonud sellise asja nagu ideede sein. Ideede seina sisu on see, et kui mingil noorel või kellelgi, kes tegeleb noortega, tekib mingi mõte, luua näiteks mingi üritus või mingi uus ettevõte, saab panna oma idee siia kirja, juurde kirjutada mingi lühitutvustuse ka ja siis veel panna juurde, et keda ta oma meeskonda kas otsib või mis on praegu takistuseks ja jätta oma kontakti. Ja kõik, kes siin keskuses käivad, saavad siis lugeda seda ja võtta soovi korral ühendust. Meile endale meeldib mõelda, et Huub on kogukonna ühendaja. Liidab kokku 3 põhilist valdkonda, mis meil on kohalikud noored, omavalitsuse, Pärnu linna ja kohalikud ettevõtjad. Ja meie eesmärk on see, et Huubi tulemusel sünniks palju uusi ägedaid ideid noortel. Idee sündis umbes 3 aastat tagasi ja ma käisin gümnaasiumis, olin selline gümnaasiumi aktiivne noor, juhtisin õpilase esindust, korraldasin erinevaid üritusi ja sõpradeks olid ka pigem sellised aktiivsed noored. Ja me mõtlesime koos või jõudsime järeldusele koos, et meil tegelikult ei ole Pärnus sellist oma kohta, kus asju teha. Ükskõik kelle käest küsida, eriti kui on erinevad sihtgrupid, siis on erinev arvamus. Noorte poolt on ilmselgelt alati on toetus ja ka nemad on näinud seda vajadust sellise koha järgi, sellise ettevõtmise järgi. Keerulisem on olnud näiteks linna poolega, mis vajas natuke tõestamist, et tõesti nõudlus olemas kohale. Selleks siis ma tegin gümnaasiumi noorte seas ka küsitluse, et mis on Pärnus puudu. Tegemist oli 2017 aastal viimast kohalikud omavalitsused valimised ja selle raames siis ma tegin uuringu, et mis on puudu noortel Pärnus, mida tahetakse. Ma nägin, et tegelikult teised noored tahavad ka sellist kohta ja ma pakkusin selle idee välja. Üldse mitte mõttega, et mina hakkan tegelema sellega, lihtsalt mõttega, et ma Pärnakas, ma tahaks, et Pärnus oleks ägedaid asju. Üllataval kombel mind võeti kuulda, tollal ma 17-aastane siis, aga nähti selles idees potentsiaali ja tänaseks on see realiseerunud. Siis siin on meil ürituste ruum. Tavaliselt igapäevaelus võib-olla mitte kõige popim ruum ja kõige rohkem kasutust ei saa, aga samas enamus Huubi üritustest toimuvad siin. Ja olgu siin toimunud näiteks mingid aruteluõhtud, on meil esinenud lava peal näiteks täis bände ja oleme teinud miks mitte ka mingid filmiõhtuid ja jooga hommikuid, ehk siis hästi mitmefunktsionaalne ruum. Ja ma näitan teile seda ruumi ka. Tegemist on siis meie IT-alaga. Me ise kutsume seda Hackerspace'iks, koht, kus siis noored saavad programmeerida, prototüüpida, nagu näha, siis praegu pannakse siin 3D printerit kokku. Kohalikud siis IT-ettevõtjad ja õppejõud on selle ruumi nagu eestvedajateks. Ja siin toimuvad regulaarselt kas mingid sellised do-it-yourself isemeisterdamise projektid
ja tehakse näiteks ka webinare maailma selliste IT-tippudega, kuna neil on hea kontaktbaas, on võimalus tuua siis Pärnu noored ja näiteks mingid USA IT-professorid omavahel kokku läbi neti. See ei olnud tõesti nagu selline sirgetee, et pigem olid sellised kurvid ja käänud sees. Me saime rahastuse 2017 aasta lõpus ja mõnes mõttes oleks võinud Huubi lugu seal algada. Tegelikult Huubi loomine algas alles 2 aastat hiljem, aastal 2019. Põhjuseks siis see, et me ei leidnud sobivaid ruume. Me käisime vaatamas erinevaid kohti ja olgugi, et meil pakuti asukoha mõttes häid ruume Pärnu kesklinnas, siis kõik ruumid või valikud olid hästi väiksed ja pigem halvemas seisus ja siin oli raske sellist kohta luua, eriti sellist huvasust õhkkonda. Ja me otsustasime projektist loobuda ja me kõik liikusime eluga edasi ja mina jõudsin vahepeal selle 2 aasta jooksul käia ära ajateenistuses, minna Tartusse ülikooli, kolida Tartusse, elasin oma elu seal. Iga kord, kui seda lugu räägin, tuleb endal ka kanana kihule, sest on selline powerful story minu jaoks ja elumuutja. Ma sõitsin Tartust Pärnusse ühele üritusele ja poole bussisõidu ajal ma sain ühed sõbratis ettevõtjad kõne. Et ma tean, Erik, et sa elad Tartus ja käid ülikoolis, tõenäoliselt ütleb mulle ei, aga lihtsalt kuule mind ära. Ja siis ta rääkis selle loo, et kuidas meil nüüd saime sobivad ruumid, kuhu selle kohaseks ellu viia. Rahastus meil oli juba olemas. Ja ta ütles, et ma mõtleks selle peale, et kas ma ikkagi sooviks selle projektiga edasi minna, et kedagi teist nad sellele kohale ei näe. Ja ma ilmselgelt mõtlesin terve bussisõidu aja nüüd selle pakkumise peale. Ja kui ma jõudsin Pärnu, astusin bussist maha, siis ma olin oma otsuse teinud, et ma kolin Tartust tagasi Pärnusse, tulen ülikoolist ära ja hakkan igapäevaselt siis juhtima või eest vedama sellist projekti, mis oli umbes 1 A4 pikkusel paberil idee tasandil lihtsalt. Ma täpselt ei teadnud, mis see on, milliseks välja kujuneb, aga otsustasin niinimetatud pea ees ette hüpata ja proovida. No nii, oleme kogunenud siis Pärnumaa tegijad tunnustusüritusele, kus siis Huub on ka üks kandidaatidest ja jälgime siin põnevusega, kas Huub toob võidu koju või seekord mitte. Pärnumaa silmapaistvaim tegu 2020 noorte ja innovatsioonikeskuse Huub avamine. Oleme esindajad lavale! Tahame tänada teid selle tunnustuse eest. Kindlasti lisaks minule ja Johannale on neid inimesi, neid noori, kes on Huubi loomisesse panustanud sadu. Nii et saadame kõigile neile tervitused ja ma luban, et Huub ei ole niinimetatud 1 aasta tegu, vaid olen kindel, et suudame Pärnut positiivselt mõjutada läbi aastate ja võib-olla läbi ka põlvkondade. Aitäh teile! Elagu Pärnumaa noored! Ma ei ole kahetsenud kindlasti. Mul olid enne mingid kahtlused, kui ma alustasin loomisega, et mis takistused asjad võivad tulla, aga tegelikult ma olen seda protsessi väga nautinud ja ei saanud teha asju, mis mulle meeldivad. Ja ma arvasin, kõige suurem väärtus on võib-olla see, et sa näed ka teistes inimestes seda sära või energiat, mis nad saavad vastu. Ja siis tunned, et okei, ju ma teen siis õiget asja. Eks selles suhtes ma ei ole kordagi kahetsenud. Ma olen õige valiku teinud.